Mina olen Eerik Ilsen, osteopaat ja tudeng alushariduse pedagoog. Ja see on minu lugu. Kui ma olin noorem, oli mul siuke olukord, et tahtsin sporti teha ja tahtsin seda teha hästi. Ja märkasin, et see ei tule mul üldse nii hästi välja. Mis mind veel piiras, oli selja ja kõhuvalu, mis tegi kõik väga keeruliseks. Milles oli olukord? Sel ajal ma olin gümnaasiumi esimestes klassides ja kui teised minu eakaaslased suutsid palju vähesema pingutusega teha palju paremaid tulemusi kui mina, siis see tekitas mulle päris palju pettumust. Ma ei saanud aru, milles asi on. Ma teen kõike õigesti, ma teen harjutusi, venitan, teen nii, nagu ette öeldakse ja ta ei tööta minu jaoks. See tulemus, ta ei ole edasiviiv. Sellega ma elasin päris pikalt. Ehk siis sa teed sporti, sa proovid ennast parandada, mul läheb olukord hullemaks, mul tekivad valud. Ja ma olen hakanud märkama, mida vanemaks ma saan, et ma ei ole ainus. See on ka teistel inimestel nähtav. Tavainimestel, paljudel sportlastel ja paljudel eneseparandajatel, olgu selleks siis jooga, pilates, tai chi, neid asju on palju. Kuid alati see jääb silma, et need inimesed, kes sellega proovivad tegeleda, miski hoiab meid kinni. Me jõuame kuskile tasemele ja siis kõik. Sealt edasi on kohutavalt raske. See tunne, mis muidugi sellega kaasas käib nii minul kui ka teistel, keda ma olen kohanud, on see, et me oleme teistest maas. Teistel on lihtsam. Miks meil ei ole nii lihtne saada soovitud tulemust, isegi kui me pingutame selle nimel? Mul enne seda, kui mul need probleemid tekkisid, paar aastat enne seda, oli mul üks operatsioon. Pimesoole operatsioon, mis juhtus väga kiiresti ja kus minu keha sai ikkagi pisikese haava kõhu peale. Seal on veel teine aspekt. Huvitaval kombel mul lapsest saati on olnud hirm, päris suur hirm, et mingil põhjusel keegi kunagi kuskil torkab mulle noa kõhtu. Ja ma ei saa mitte midagi selle jaoks teha, et ennast kaitsta. See lihtsalt juhtub, ma tunnen valu ja ma jään sellesse ja ma pean sellega leppima. Kui mul tekkis olukord, kus ma äkitselt olin operatsiooni laual, magama pandi ja ma üles ärkasin, oli see tehtud. Ma sain teatud mõttes vaimse trauma, sest see, mida ma kartsin, see oli juhtunud, keegi ei teinud seda küll halvaga, aga keha sai pihta, mu vaim sai teatud trauma ja teisena keha sai väiksed operatsioonihaavad. Ja sellega ma siis sealt haiglast lahkusin, ei olnud nagu probleemi. Kuid paar aastat hiljem, siis kui ma juba gümnaasiumis käisin, hakkas välja lööma teatud valu. Muidugi sel ajal ma ei saanud üldsegi aru, et need võivad olla seotud. Trauma võib olla siis kas siis kehaline või meeleline. Trauma on välise teguri toimel tekkinud tervisekahjustus, kehavigastus või tugeva psüühilise vapustuse või üleelamise tagajärjel tekkinud vaimne kahjustus. Mis siis minuga tehti? Jah, mind nõustati, et ära endast üle sõida, aga minuga alustati ka siis tööd osteopaadiga, kes hakkas neid struktuure parandama. Et kuigi mul valud olid kõik seljas ja kõhus, ei läinud ta kõhu sinna organi peale, peensoole peale või selja peale, vaid ta hakkas tegema väga lihtsat asja. Ta läks minu puuduva pimesoole peale ja vabastas seal oma võtetega, mis ta kasutas, vabastas selle struktuuri, ta tegi selle pehmeks, selle pingekoha. Ja ka need väiksed haavandid, mis mu kõhu peal olid, 3 tükki, ta lihtsalt
mudis haava tööle ja lasi sellel pehmeneda. Ta ei soovitanud mul rohkem sporti teha, ta ei soovitanud ka kuidagi ennast tugevdada, et nüüd tugevda teist lihasgruppi selle jaoks, et siis sul läheb paremaks, vaid ta lihtsalt soovitas, et see koht, mis on pinges, see tuleb ära pehmendada. Ja spordi ja trenni ja muude asjadega on ka sama, et me tihtipeale tahame ennast rohkem tugevamaks teha, kui et pehmendada seda kohta, mis vajab pehmendamist. Enne, kui oleks üldse õige ennast hakata tugevamaks tegema. Ma soovitaks seda. Enne kui sa hakkad üle töötama, ennast paremaks tegema, vaata, kus tegelikult keha tahab sind pehmendada, kust ta soovib seda, et sa oleksid pehme. Mis sellega oli? Minu lugu. See on hirmutav. Ma ei tahtnud maha istuda ja lihtsalt kuulata, mis minu seest siis toimub, mis koht võib olla valus. Ja mul tuli hirm. Oleks tahtnud minna midagi tegema, kuidagi enda tunnet parandama, lihtsalt aktsepteerida, et ma ei ole nii hea kui teised, mul ei ole võimekus nii hea ja ma pean rohkem pingutama. Ma ei suutnud sellega leppida, ma ei tahtnud hakata asjad taha vaatama, ma tahtsin võidelda iseendaga. Mul kohati tunne, et paljud meist, me oleme eksinud selle raja peale, et me proovime võidelda selle asemel, et kuulata korraks, mida keha räägib. Mis võib juhtuda, kui sa hakkad kuulama, on tõesti, tekib arusaamatu hirm. Aga see on okei. Mis see siis tähendab? Esiteks on meil närvisüsteem ja teiseks on siis fastia. Kui sa maha istud, siis sul on ainuke võimalus, kus keha puhkab, kui sa ei hakka ennast saboteerima ja kuskil ära jooksma. Sa saad tunda, mis tegelikult sinu seest hakkab välja tulema, mis see kogemus on, mis on salvestunud sinusse. Sellepärast oli mul väga huvitav märgata, et kuigi ma läksin vastuvõtule oma haavandiga gümnaasiumis olles, siis vastuvõtul olles tulevad pisarad. Ja ei saa aru, miks tulevad. Õnneks oli teatud hoitud ruum ja ma julgesin sellel tulla lasta. Ja see aitas mind. Ma sain teatud julgustust selle üle, et ma ei pea olema kõige parem. Ja ma sain selle tundega kontakti, mille eest ma proovisin ära joosta, et ma ei ole kõige parem. Ja ma ei pea olema nagu teised. Mul on vaja olla piisavalt hea, et minul endal oleks enda kehas hea olla. Tuleb lõdvestuda olukorda. Mina nimetan neid lõdvestusharjutusteks. Oma vastuvõttudel ma soovitan inimestel väga, ära hakka praegu jooksma, lõdvestu. Ja lase sellel tundel tulla, kui sa tunned, et sa ei tee mitte midagi. Sel hetkel keha saab sulle rääkida, mis toimub. See on see, mida sa iseseisvalt saad teha. Aga ma soovitan kasutada ka abi. Leia endale terapeut, leia keegi, kellega sa tunned ennast turvaliselt. Parem on, kui ta on seda õppinud, seda eriala. Olgu selleks osteopaat või keegi muu. Ja lase tal selle teemaga tegeleda, mis sind vaevab. Me oskame seda natuke paremini ja meid on isegi õpetatud selleks, et jah, kui sa töötad inimese kehaga täiesti manuaalselt, midagi ootamata, see võib juhtuda. 50% vastuvõttudest sa tunned, et äkitselt miski toimub. Vaatad tal otsa ja näed, et ta on pisarais. Ta töötab
pisikese haavakesega, mis ei peaks mitte midagi suures pildis mõjutama, aga näed, et see on kõik tema kogemus endasse jätnud. See ei ole nüüd spiritualism, vaid see on miski, mis on päriselt olemas meie kehas. Ja teadlased tegelevad sellega, kuidas meie kehasse päriselt asjad salvestuvad ja piiravad meid edasi minemast ja saamaks kelleks me võib-olla tahame saada. Kuid enne seda, kui me tahame saada, me peame otsa vaatama sellele, kes me oleme ja mida me tegelikult vajame